Nii, aeg on käes ja alustame. Tere kõigile. Mul on väga hea meel, et leidsite tänase infotunni jaoks aega sellel kiirel kevadisel istutamise ajal. Ja täna räägime toetustest, mis puudutavad siis mitmekesise kliimakindla metsa kujundamist. Ja see kuulub siis KIK-i erametsanduse toetuste hulka. See on uus toetusmeede, mida me ei ole varem tutvustanud, aga kuna ta on disainitud ikkagi teistega suhteliselt sarnane, siis küllap näete seal tänase päeva jooksul ka palju tuttavat. See on siis, rahastatakse seda CO2 kvoodituludest, eelarve on 1,6 miljonit. Ja selle toetuse eesmärk on aidata siis kujundada noori metsi teadlikumalt, tulevikku vaatavalt, arvestades nii kliimamuutuste mõju kui ka metsa pikaajalist arengut. Ja viimased aastad on ka hästi näidanud, et metsanduses ei saa enam alati teha otsuseid nii nagu varem ja kasvutingimused on muutunud, häiringuid tuleb rohkem ja sellist üldist ebakindlust on rohkem. See tähendab, järjest olulisem on mõelda ka ette ja teha otsuseid läbimõeldult juba metsa varajases etapis. Ja kindlasti see toetus aitab metsaomanikul teha majandamisel targemaid ja teadlikumaid valikuid, et mets oleks tulevikus mitmekesisem ja vastupidavam. Ja tänasel infotunnil anname siis ülevaate sellest, millised on täpsemalt toetuse tingimused ja kuidas saab toetust taotleda ning millised on siis välikontrolli põhimõtted. Ja neid tutvustavad siis Sirli Jakobson, Kaiko Kell ja Timo Asuja. Ja korraldusliku poole pealt nii palju, et kuna oleme täna Teamsis ja osalejaid on üsna palju, siis hoiame kõik mikrofonid vaikimisi kinni, kui just ei taha kõigiga oma juttu jagada. Ja kui teil tekib küsimusi, siis kirjutage need palun vestlusaknasse ja vastame nendele siis jooksvalt, et meil on osakonnast väga palju inimesi appi tulnud siia ja olen üsna kindel, et saame kõigile küsimustele vastused. Ja samuti anname iga ettekande lõpus siis ka veidi aega personaalselt suuliselt küsimiseks ja võib-olla teeme ka siis parematest küsimustest või millele peaks võib-olla natukene juurde rääkima, anname sõna siis ka heale küsijale, et siis arutame natukene, et kuidas need asju paremini teha. Infopäeva salvestame ja see on hiljem järelvaadatav ja riputame selle KIK-i eramets kodulehel ülesse. Ja nüüd annan sõna headele kolleegidele ja kes seda meedet siis juba lähemalt tutvustavad, et Sirli, palun sulle minu poolt head kuulamist. Ja, aitäh, tere hommikust. Olen Sirli Jakobson KIK-i metsosakonna toetuste üksusest ja kohe hakkan siis täpsemalt rääkima, millise meetmega on tegu. Et nagu Gunnar reklaamis, nagu infopäeva reklaam ütles, siis tegemist on kliimakindla metsa kujundamise toetusega. Võtame taotlused juba vastu, teeme seda kuni 23. aprillini, et pärast seda infopäeva saab kohe minna taotlust esitama. Räägin siis toetuse tingimustest, nõuetest, kuidas taotleda ja annan ülevaate ka teistest erametsanduse toetustest, mis me sel aastal juba oleme välja kuulutanud. Mitmekesise ja kliimakindla metsa kujundamise toetuse eesmärk on siis kiirendada süsiniku sidumist, soodustada noorte puistute kasvu ja kujundada struktuurselt mitmekesised ja kliimakindlad metsad. Et selleks on siis riik ette näinud selle raha, mida siis toetusega jagatakse. Ja seda kõike on võimalik siis saavutada läbi hooldusraiete sealhulgas ja hooldusraieteks siis toetust ka anname. Toetus saab taotleda nii siis FIE omandismaaüksusele, füüsilise isiku maaomandisikule ja
Juriidilisel isikul on väike suuruse piirang, kelle maale toetust saab taotleda, et eelmise aasta või selle aasta, mille majandusaasta aruande tähtaeg on saabunud. Selle järgi kontrollime, et ettevõttel on kuni 10 töötajat ja käive ehk müügitulu kuni 500 000 eurot. Et sellest suuremad ettevõtted, juriidilised isikud taotlema tulla ei saa. Toetuse võib esitada nii ise kui läbi metsaühistu. Et selles suurt vahet ei ole, on väiksed vahed maksetaotluse esitamisel, ja rahastamise määra hästi madalalt võtta. Leidmisel. Küsisin Kannuka Metsasid, miks sa nendega ei tee, et sa ostsid? Ei, seega parem. Taob ja taob. Nii. Toetatud tegevus on hooldusraie. Vanusepiir on 11 kuni 30 ja võib teha nii valgustusraiet kui harvendusraiet. Et see sõltub puistu diameetrist, aga mõlemad on sama määraga. Kontrollime vanust metsaregistrist. Vaatame jooksvat vanust. See muutub iga aasta, kui kalender vahetub. Siin selles näites on jooksev vanus 10, ehk esimese rinde peapuuliigi järgi ja see on natuke liiga noor, et tulla taotlema. Aga sealt kuni 30 aastast puistut kontrollime. Inventeerimisandmete kehtivust kontrollime registrikande kuupäeva järgi, mis on ka siin praegu 7. oktoober 2020. Ja sujuvalt jõudeski edasi nõueteni. On olemas pindalanõuded taotlusele. Taotlus peab olema minimaalselt 1 hektar. Et kui on soov teha vähem hooldusraiet, siis tuleb selleks pöörduda kohaliku metsaühistu poole, enda metsaühistu poole, et läbi metsaühistu saab ka väiksemale pindalale toetust taotleda. Maksimaalselt ühe erametsaomaniku kohta saab toetust taotleda 30 hektarit ja minimaalne eraldise suurus peab olema 0,1 hektarit. Et kui tahate siin hooldusraiet teha 0,05 hektarit kuskil eraldisel, siis see abikõlblik ei ole. Inventeerimisandmetest juba vihjasin. Inventeerimisandmed peavad olema kantud registrisse ja peavad olema kehtivad. Kui täna veel kehtivaid inventeerimisandmed ei ole, siis võib-olla jõuate, et kindlasti taotluse menetlusaeg anname selle puuduse likvideerimiseks tähtaja. Ja siis, kui selle tähtaja jooksul registrisse need andmed jõuavad, siis on võimalik ka toetust saada. Aga kehtetutele andmetele toetust anda meil pole võimalik. See on määruse nõue. Taotluse esitamisel on üks taotleja põhimõte. Metsaomanik saab olla esindatud ainult ühes taotluses. Ei saa olla nii, et osa eraldisi ütlete metsaühistule, et soovin hooldusraiet teha. Osa eraldisi esitate ise taotluse, et nii ei saa. Peab olema ainult ühes taotluses. Ja sama eraldise kohta saab taotlus esitada ainult üks metsaomanik. Et kui on suur eraldis, mitu kaasomanikku ja sooviks need ära jagada, et sina teed pool, mina teen pool, siis sellist asja ka võimalik teha määruse järgi ei ole. Et üks eraldis peab olema kogu pindalas ühe isiku omandisse märgitud taotluses. Toetuse määrad on diferentseeritud vastavalt omaniku liigile. Füüsiline isik ja FIE saab toetust taotleda kuni 356 eurot hektari kohta ja juriidilisel isikul on määr väiksem, on see 297 eurot hektari kohta ja need määrad kehtivad nii metsaühistu kui erametsaomaniku taotluses. Vooru eelarve on 1,6 miljonit eurot ja nagu Gunnar ütles, siis on see heitgaasidega kauplemise tulust saadud ehk CO2 raha. Taotluse esitamisest räägib pikemalt ka Kaiko, kes on meie EMKis tugispetsialist, vastutab selle eest, et e-PRIAs taotluse esitamine võimalik oleks
ja näitab, kuidas taotlus esitada. Aga ütlen siis välja, et taotluse saab esitada ainult e-PRIA teenuse kaudu. Tuleb sealt valida taotlus KIK-ile ja siis meede kliimakindla metsa kujundamine. Või kui tundub see liiga keeruline, ei ole aga arvutitega sina peal, siis tõesti metsaühistud esitavad ka taotluseid ja teevad seda oma liikmete nimel, saab neile märku anda, kus eraldistel hooldusraiet soovite teha. Töödega võib alustada päev pärast taotluse esitamist. Ehk siis kohe, kui on taotlus esitatud, võib minna tegema. Siin nüüd varasemaid eelmisel aastal tehtud töid me tagantjärgi ei toeta. Kui olla kindel, et eraldis kindlasti toetust saab ja et riik sellel eraldisel hooldusraiet toetab, siis võib ära oodata otsused. Otsused teeme hiljemalt 21. august, aga kindlasti esimesel võimalusel, kui kõik kontrollid on tehtud. Kui nüüd metsa minna hooldusraiet tegema, siis natuke juba räägin kohapealsest kontrollist, nagu öeldud, räägib Timo veel juurde. Aga kõige olulisem on see, et hooldusraie tuleb teha metsa majandamise eeskirjale vastavalt. Ehk siis kõik need täiuse nõuded, kui palju peab sinna pärast puid järgi jääma, kuidas teha. Harvendusraie korral peab olema kehtiv metsateatis. Hooldusraie käigus tuleb säilitada lamapuit ja säilikpuud, mis on uuendusraiega jäetud. Ja kujundada tuleb mitmeliigilised või struktuurselt mitmekesised puistud. Tegevuse elluviimiseks on siis tähtajad, et süsteem käib taotlusel niimoodi, et kõigepealt on taotlus, meie menetleme, vajadusel võtame siis menetluse jooksul ühendust, siis teeme otsused ja otsuse tegemisest on siis aeg tööd ära teha. Selleks, et raha kätte saada, tuleb esitada maksetaotlus. Maksetaotlus esitatakse samamoodi e-PRIAs. Erametsaomanikul on siis õigus esitada 2 maksetaotlust ja tähtaeg on 1 aasta alates rahuldamise otsusest. Metsaühistul on nüüd siis aega natuke kauem töid teha. Neil on aega 1,5 aastat ehk 18 kuud kuni viimase maksetaotluse esitamiseni ja nad saavad esitada neid 4 korda. Et kui tööd on tehtud, olete taotlenud läbi metsaühistu, siis oma metsaühistule märku anda, et mul on tööd tehtud ja nemad siis ka maksetaotluse esitavad. Kuidas ette valmistada hea taotlus? Mida rohkem te ise oma taotlusele mõtlete, seda kergem on meil menetluses, seda vähem tuleb ka järelpäringuid ja seda vähem juhtub ka seda, et otsus sai tehtud valele eraldisele või jäite üldse toetuse rahast ilma, sellepärast et andmetes oli segadus. Et kindlasti üle kontrollida metsaregistri andmed, kaardistada enda jaoks eraldised, kontrollida pindalad ja numbrid, kus hooldusraiet teha, et nad vastaks sellele nõudele, et on see jooksev vanus seal 11 kuni 30. Ja juba töid ka planeerida, et taotleda töid nendele eraldistele, kus päriselt on hooldusraiet vaja ja kus päriselt lähete ka hooldusraiet tegema. Et millal see aeg võiks olla, millal lähete tegema, kas on olemas oma finantseeringu ressursid, et kui me oleme toetuse määranud, siis meil on väga hea meel ja vaja ka, et raha ära kasutatakse. Ja et kui otsuse saate, et tõesti siis pingutada selle nimel, et see hooldusraiega tehtud sai, lisaks sellele, et see on teie metsale hea, siis on ka hea, kui kõik toetuseks ette nähtud raha saab ära kasutatud. Erineva nõu ja jõuga aitab nii metsaühistu kui ka siis ühistu juures tegutsevad konsulendid. Nii sellega, kuidas taotlust esitada, kui tahate kindlasti erametsaomanikuna või et abi, kuidas need tööd ära teha, kes teeks ja kuidas siis täita nõudeid, et see metsaeraldis oleks struktuurselt mitmekesine ja et säiliksid seal erinevad liigid, kuidas planeerida, kas puhverribasid, ökogruppe, et selleks kogu info saab konsulendilt ja konsulentide nõu on ka siis riigi poolt toetatud, kui te olete erametsaomanik. Et kuigi eelarvet on 1,6 miljonit eurot ja tundub päris suur raha, siis on ikkagi võimalus, et raha kõigile ei jätku. Ja määruse järgi koostame siis KIK-is paremusjärjestuse.
Esmalt hindame vanusegruppi 11–20 ja seejärel vanusegruppi 21–30. Selle vanusegrupi sees eelistame metsaühistu taotlust, seejärel füüsilise isiku või FIE taotlust ja kolmandana saavad toetust juriidilised isikud. Kui need mõne isikuliigi sees on vaja taotluseid järjestada, siis eelistatakse taotlust, mille pindala erametsaomaniku kohta on väiksem. Ehk siis ka metsaühistu sees leiame keskmise pindala erametsaomaniku kohta ja sealt tekib pingerida. Aga seda ainult siis, kui tõesti metsaühistutele ka kogu vanusegrupi sees raha ei jätku. Ehk siis siin on ka väike vahe, kelle kaudu toetust taotleda, kas erametsaomanikuna või läbi ühistu. Nii, enne kui hooldusraie küsimustele vastan, saan aru, et vestluses ka mõned küsimused on olnud, siis räägin, mis sel aastal veel tulemas on. Metsameetmel, see on siis sealt, kust sai varasemalt ka toetust hooldusraiele kuni 30-aastases, aga viimased paar aastat siis ka kuni ainult 10-aastasele. Ja metsakahjustuste ennetamine ja tormikahjude likvideerimiseks, siis metsaühistute kaudu, kes on toetust saanud juba, siis neil on maksetaotluse tähtaeg ka veel 2024 aasta voorule ja kõik, kes said sel kevadel märtsikuus otsuse 0–10-aastases puistus hooldusraie tegemiseks, siis tuletan meelde tähtajad. Erametsaomanikul järgmise aasta märts ja metsaühistutel järgmise aasta september. Ja tehke tööd ära, see on metsale hea. Vastu võtame sel aastal pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetust, et kõik pärandkultuuri objektid säiliksid, oleksid avalikkusele tutvustatud, nendel oleks juurdepääs. Voorueelarve on 10 000 eurot ja taotlusvoor toimub nagu tavapäraselt varem 16 juuni kuni 2. juuli. Taotlejaid on seal vähe, et see voorueelarve ei ole tegelikult üldse mitte pisike. Mitmekesise ja kliimakindla metsa rajamise toetuseks on välja kuulutatud 2 taotlusvooru. See on siis eelmise määruse järgi metsa uuendamine, millele on lisandunud täiendavad elurikkuse nõuded ja võib natukene vähem istutada, ehk siis 80% metsamajandamise eeskirjas ette nähtud uuendamise piirmääradest. Toetust saab siis maapinna ettevalmistuseks, istutamiseks ja kuni 3 aasta vanuse kultuuri hoolduseks. Hooldamisel siis palun meeles pidada, et ei ole ülepinnaline hooldus, vaid kas taime ümbert või siis ridadena, et anda loodusele võimalust ka panustada metsauuendusse. Voorude eelarved on siis vastavalt 622 000 eurot ja 478 000 eurot. Ja kutsun kindlasti taotlema, et eelmise aasta teises voorus jätkus raha kõigile. Ei olnud mingit eelarve vähendamist. Üraskikahjustuse ennetamise toetusele on praegu hea mõte mõelda, sest soe kevad on juba akna taga ja neid üraskikahjustusi tuleb ennetada siis läbi suve või pigem isegi kevadel, kui lendlused pihta hakkavad, olgu siis need 1, 2 või isegi 3 lennud. Ja töid toetame tagantjärgi. Taotlusvoor toimub 1. septembrist 15. septembrini. Toetame nii püünispuude kasutamist ehk nende langetust ja väljavedu õigel ajal, feromonpüüniste soetamist ja kasutamist ja ka värske tormikahjustuste likvideerimist kuni 0,5 hektarit alal. Ja voorueelarve on ette nähtud 30 000 eurot sel aastal. Meil on mõned taotlusvoorud, mis kindlasti on tulemas, aga me ei ole neid kuupäevi veel välja hõiganud. On ka siis sealhulgas maaparandussüsteemi korrastamise toetus, metsa inventeerimise ja püsimetsakava koostamise toetus, erametsade kliimamuutustega kohanemise toetus ehk siis metsameede. Tõenäoliselt tulevad need kõik aasta teises pooles. On ka määrus vastu võetud metsastamise toetuse kohta ehk siis mittemetsamaale metsa rajamine. Kui selle toetuse vooru välja kuulutame,
siis kindlasti ka korraldame infopäeva, sest tegemist on uue toetusega ja vääriselupega kaitseks lepinguid sõlmima aastaringselt. Et kui teil on metsas vääriselupaik, siis tasub ka sellele mõelda, et sinna on võimalik kaitseks leping sõlmida. See oli nüüd põgusalt kiirelt ülevaade siis uues 6 sarnasest meetmest, mis meil juba olnud on. Ehk siis hooldusraie 11–30 aastases puistus. On siin praegu ees minu kontaktid, aga mul on palju väga häid kolleege, kes kõik alati aitavad, saab võtta meiega ühendust erinevatelt kanaleid pidi, et ja siis aitame ka taotluse esitamisel e-PRIAs või vastama kõigile küsimustele. Nii. Nii, kas ma loen, minu arust on see esimene küsimus, mis on tulnud chatis, on oluline erinevus tegelikult on olemas. Metsaühistu ja eraisiku toetuse taotlusel on suur erinevus, et läbi metsaühistu toetust küsides on aega tööde teostamiseks 12 kuu asemel 18 kuud. Kuidas kommenteerid, et siin saad viidata on ju metsameetmele vist? Jah, ega see on ka, nagu rõhutasin, küsiti kohe alguses, aga tegevuse elluviimisel on tähtaeg ehk erametsaomanikul on see tõesti pool aastat lühem ja teine erinevus on siis, kui raha jätkub, et metsaühistu on seal eelisseisus. Aga toetuse määr, tegevuse elluviimise nõuded, kuidas tuleb hooldusraiet teha, on läbi metsaühistu ja erametsaomaniku taotledes samad. Ja, et ehk see sarnane lähenemine on erinevates meetmetes meil sarnane. Pia vastas selle küsimuse ära. Tegelikult tahad sa siia midagi juurde lisada? Ma võtaksin kohe Janeki küsimusele järgmisena, sest see vist ei ole kirjalikku vastust või saanud. Tegelikult see, nii, no vasta, et tegelikult on, aga siia võib juurde rääkida küll. Okei, siis ma ei näe veel. Aga et iga toetusega kehtivad ka tagantjärgi nõuded, et siseriiklikel toetustel, erametsanduse toetustel on see periood 5 aastat, et 5 aastat on meil õigus kontrollida, kas tehtud töö sihipärane kasutus või siis saadud raha sihipärane kasutus on alles. Et kui me anname toetust hooldusraieks, kus on 26-aastane hall lepik ja see juba järgmisel aastal uuendusraie korras siis maha raiutakse, tahetakse tulla metsa uuendamistki veel taotlema, siis see ei ole toetuse sihipärane kasutus. Et 5 aastat peaks ikkagi hooldusraie olema säilinud. Selleks määrus annab meile õiguse ka toetust tagasi küsida. Et jah, 5 aastat. Toetuse tagasi küsimisel tuleb sellega arvestada, et kuna tegemist on siis ka CO2 rahadega, siis tagasinõude tähtpäeva möödudes hakkab tiksuma ka viivis. Et kui tagasinõue tuleb, siis me põhjendame seda, see on otsus, iga otsuse kohta saab esitada muidugi vaide. Sellised otsused me teeme kohapealse kontrolli järgselt. Aga jah, kui tagasinõue tuleb, siis tuleb see raha ka tagasi kanda, sest muidu viivis jookseb. Nii, aga Sirgi, sa näed ise neid küsimusi, on ju? Et teed sealt taliku siis? Ma ei hakka siis ette lugema. MAK-i toimumise aeg ehk siis ÜPP metsameede on planeeritud samal ajal, mis eelmine aasta. Täna seda lubada ei julge, täpselt selle aega tuleb, sest kuna seal on ka väga piiratud eelarve tingimustes, siis koostöös ministeeriumiga otsime, kas leiame paremaid lahendusi raha õiglaselt ja kõigile jagamiseks. Püsimetsakava määrus on vastu võetud, hakkab see kehtima 1. juulist. Püsimetsakava erinevus siis tavalise metsamajandamiskavaga toetuse vaatest on see, et
ei ole lubatud või ei ole soovitatud lageraieid. Kui riigis on olnud erinevaid arenguid, siin arutelusid, et metsaregistris pannakse ka märkeid juurde, et metsaomanik saab otsustada, milliste eraldiste püsimetsana majandab. Et kui sellised asjad metsaseadusest tulevad või riigi suunis, siis see toetus võib kindlasti muutuda, aga tõenäoliselt sel aastal, kui toetuse välja kuulutame, siis see on selline metsamajandamiskava, milles ei soovitata uuendusraieid. Kasutusvalduste lepingutest tõesti oleme siin teavitanud metsaühistuid, et mõnevõrra on siin praktika, kus teatud juhtudel on kasutusvalduse lepinguid arvesse võetud. Oleme nende lepinguid tutvunud, siis oleme saanud KIK-i riskiosakonnalt sisendi, et siseriiklikes meetmetes, kuna määrus sõnaselgelt ei ütle, et kasutusvaldajale võib toetust määrata, siis kasutusvaldaja toetust ei saa. Seda siis ka sellel tänasel infopäeval käsitletaval kliimakindla metsa kujundamise toetusel kasutusvaldajad toetust ei saa. Ja kuna tegemist on siseriikliku toetusega, mida antakse siis erametsanduse toetuste määruse alusel, siis sellele tulumaksukohustus ei laiene. Ehk siis erametsa omanike jaoks see 356 eurot hektari kohta on tulumaksuvaba. Et see erinevus on siis metsameetmega, mis antakse erineva määruse alusel. Linnurahu ma ei kommenteeri. Ma siiski arvan, et aasta ja ka 1,5 aastat metsaühistu kaudu on piisav aeg, et leida sobiv ajahetk, kus hooldusraie ära teha. Selleks ongi seda mõistlik ette planeerida, et kui tulete toetust taotlema, soovite hooldusraiet teha, metsas on vaja hooldusraiet teha, et see plaan paika panna, et millistel kuudel on võimalik tööjõudu saada, et see otsus, positiivne otsus või siis maksetaotluse saabumise tähtaeg ei tuleks metsaomanikule ootamatud. Looduspargis tehtavad hooldusraied ei ole abikõlblikud, juhul kui need on keelatud. Ehk siseriiklik määrus ütleb, et toetust võib anda tegevustele looduskaitseseaduse piirangute alusel asuval alal, kus tööd on lubatud. Et kui seal piiranguvööndis näiteks on hooldusraie lubatud vastavalt siis mingitele nõuetele, siis sellele toetust saab taotleda, aga kui ei ole lubatud teha hooldusraiet, siis sellele ka toetust ei saa. Nii, mul sai vestlus üle käidud. Ma loodan, et ükski küsimus vahele ei jäänud ja vastused olid pisut põhjalikud. Lõpupoole tegelikult tuli juurde veel, Piret küsis ka, kas kasutusvaldusega kinnistul ei saa ka omanik toetust taotleda? Omanik saab toetust taotleda. Omanikul on õigus oma maal vastavalt siis sellele, kui seal piiranguid ei ole, oma metsa majandada ja toetust taotleda. Et toetust saab taotleda omanik tema omandis oleva maa jaoks ja sellest, kas seal on kasutusvaldus peal või mitte, see ei takista toetuse taotlemist. Üks küsimus on tulnud ka selle ajalise kohta, aga sa vist näed juba seda. Ja tähtaeg 1 aasta või 18 kuud hakkab kehtima sellest hetkest, kui tuleb positiivne otsus. Kui see tuleb 21. august 2026, mis meil tähtaeg on, siis töid on aega teha kuni 21. august 2027 erametsaomanikul. Nii, aga praegu said küsimused siin üle käidud. Teeme niimoodi ka, et kui ikkagi küsimusi hiljem tekib, siis võib neid julgelt meile saata ja saame vastused anda. Aga ja jooksvalt oleme siin olemas, jätkuvalt vastame. Ka siin ja kui homme tekib ülehomme, siis võite ka saata meile nii Sirile kui kontrolliüksusele. Aga Kaiko, kuidas sa oled valmis? Võtaks sõnajärje üle. Tere, mina olen valmis, kas on kuulda mind ilusasti? Ja, sind on kuulda. Ja. Väga hea.
siis ma loodan, et on ka näha pilti. Ühesõnaga, ma näitan siis e-PRIAs selle kõnealuse taotluse esitamist. e-PRIAsse ma olen juba sisse loginud, kuna selle sisse logimise näitamine ilmselt väga suurt väärtust ei paku, aga ma igaks juhuks ütlen ära, et sisse peab siis logima selle nii-öelda riikliku autentimise kaudu ID-kaart, Smart-ID, mobiil-ID. Ja tuleb valida esindatav. Mina olen seda juba teinud siin ma saan valida ka teisi esindatavaid. Aga see on nii-öelda oluline erinevus või oluline samm. Kui on soov anda siis teisele isikule õigused, et tema eest taotlust esitada, siis peab minema e-PRIA kaudu selle volituse andma. Et ma arvan, et seal tuleb valida KIK-i teenust, sealt siis konkreetne teenus ja siis saab teine inimene käsitleda. Aga põhimõtteliselt meil on siin taotlemise menüüpunktis KIK-i taotluste plokk. See üldine loogika on siis see, et meil on 2 nuppu siin. Üks on taotluste esitamiseks ja teine on maksetaotluste või aruannete esitamiseks. Et ka selle meetme puhul tuleb see maksetaotluse esitamise vajadus mängu siis, kui need taotlusotsused on tehtud. Et kunagi tulevikus peate siis seda võimalust otsima selle teise nupu alt. Praegust me esitame taotlust, siis ma vajutan seda esimest nuppu, esita taotlus KIK-ile. Siin on valik aktiivsetest meetmetest. Saan vajutada alustada esitamist. Nii. Või see üldandmete lehel saab siis valida enda nii-öelda selle taotleja liigi, kas tegemist on metsaühistu või erametsaomanikuga. Mina praegust näitan metsaühistu vaadet, kuna siin mõned väljad on juures võrreldes erametsaomaniku vaatega. Et see katab mõlemad olukorrad ära. Igatahes tuleb sisestada oma kontonumber. Esimene leht on väga lihtne. Ja teisel taotluse sisulehel tuleb siis esitada toetuse andmed. Selle jaoks on siis lihtne, üsna lihtne tabel, ja mis tuleb ära täita. Ehk siis omaniku nimi, isiku kood, isiku liik, katastri tunnus, kus siis neid töid soovitakse teostada, kinnistu nimi täidetakse automaatselt. Kui nüüd me sellele katastrile leiame aadressi ilusti, eraldise number, mis tuleb siis nendest kehtivatest inventeerimisandmetest ja tööde pindala. Nüüd need esimesed 3 veergu, omanik, kood ja isiku liik on siis puhtalt metsaühistu taotluste puhul, sest et kui ma taotlen nüüd erametsaomanikuga, siis erametsaomanikuna siis kõik need alad, mis ma siia lisan, peaksid olema minu omandis ja siis me ei küsi neid andmeid. Aga metsaühistud taotlevad oma liikmete eest, et siis nemad peavad täitma need andmed ära. Ja nii nagu ma näitasin, siis nüüd taotluse ridu saab siia lisada, saab ka eemaldada, kui ma linnukesega märgin ja vajutan seda alumist nuppu. Ja ma ühte asja näitan veel, mis on nüüd ka ainult metsaühistute selline funktsionaalsus, et seda taotlust on võimalik eeltäita nii-öelda Exceli kaudu. Siis ma teen seda kohe ära, siis ma ei pea siin teie nähes neid andmeid pikalt sisestama.
aga jah, põhimõtteliselt ette valmistatud Exceli tabeli kaudu on siis võimalik need taotluse andmed eeltäita. Et see funktsionaalsus on tehtud nii-öelda suuremate taotluste jaoks, et ja see Exceli täitmine ei ole ka nii veavaba või tähendab turvaline, et selle tõttu on see asi ainult metsaühistutel lubatud. Aga jah, ma võin siin, aga muidu ma saan neid ridu siia käsitsi ka juurde lisada. Et taotluse saab sellisel kujul ära täita. Ja näidatakse siis siin seda taotletava toetuse summat automaatselt vastavalt toetuse määrale ja rohkem taotlusandmete täitmiseks vaja teha ei olegi. Üks nii-öelda see taotluse sakk on veel, mis näitab siis nii-öelda kokku nii-öelda seda taotluse eelarvet, mis need koguandmed on. Pindala kogus ja taotletava toetuse summa kogus. On võimalik lisada lisadokumente, kui on midagi nõutud. On võimalik kirjutada märkusi, kui peaks olema midagi lisada. Ja et põhimõtteliselt on vaja jõuda siis selle taotluse esitamiseni selle nupu kaudu. Hetkel ma seda vajutada ei saa. Selle jaoks ma pean siis nõustuma, läbi lugema nende kinnitustega, mis siin lehel on. Ja seejärel ma saan taotluse ära esitada. Taotluse andmed saab vaadata ka Excelis. Tegelikult ma soovitan kõigil see Excel nii-öelda arvutisse laadida, et siis salvestuvad ära nii-öelda need esitatud taotluse andmed. Hetkel meil kahjuks seda võimalust ei ole, et kui see taotlus on korra esitatud, et siis e-PRIA kaudu saab seda nii-öelda sama taotlust uuesti avada. Ehk siis see Excel võib olla mingil hetkel kasulik. Ta sisaldab nüüd täpselt samu andmeid, mida ma täitsin, et see nii-öelda see esimene üldandmete osa siis on taotluse toetatavate nii-öelda nende alade andmed, eelarve, kinnitused, lisadokumendid, märkused, et ta lihtsalt kopeerib seda taotluse sisu. Ja nii lihtne see ongi. Ja aitäh, Kaiko. Nii, tahtsid lisada midagi? Ei taha, mul on minu poolt kõik need. Kui on küsimusi, siis ma hea meelega vastan. Kui keegi soovib küsida, võib käega märku anda või küsida kohe. Chatti tuli küsimus ka või kommentaar õigemini. Et pooleli olev taotlus võiks jääda esimeses plokis RIP-menüüs aktiivseks, siis ei pea pooleli olevat taotlust alati otsima KIK-i teiste toetuste menüüst. Ma saan aru, et see on ettepanek, nagu arenduse ettepanek, et praegust mul on taotlus pooleli, et siis ta võiks kuidagi siit nagu välja tulla, et ma saan oma poolikut taotlust kuidagi lihtsamini jätkata. See on hea mõte. Ma ei tea, kas ta peaks siin RIP-menüüs jääma aktiivseks tegelikult. Kuna me seda süsteemi teeme PRIA-ga kahe peale, see kest, kus meie taotlus on ehitatud, asub siis PRIA süsteemi sees, et siis eeldab koostööd, aga PRIA ise, ühesõnaga siin on võimalik arendada, et poolikud dokumendid tekivad siia veel nende nuppude alla eraldi ridadena, et siit saab kiiresti uuesti avada, et ma arvan, et see võiks ka see võiks ka selle vajaduse ära katta. Aitäh. Ja siis on tulnud üks küsimus ka, et kas oskate prognoosida, kas sellise vanusega puistute hoolduse toetus jätkub ka edaspidi. Sellele ma vist peaks ise vastama, et praegu on meil kokku lepitud viimane taotlusvoor võiks olla 2028.
ise ma näen, et see võiks jätkuda, aga see sõltub nüüd natukene sellest ka, et kuidas riigieelarvet kokku lepitakse ja millised plaanid tehakse. Et praegu on teada, et ta mõned aastad veel kindlasti jätkub. Nii. Kui praegu rohkem küsimusi ei ole, siis Timo, ole hea, räägi natukene kontrolli poole pealt ka. Ja. Tere hommikust. Ja, sind ei ole näha ka, et tee nähtavaks ja siis väga hea. Nii. Me su ettekannet ei näe, kas on leviprobleeme? Võib-olla küll, jah. Nii, kuulete? Ja, kuuleme. Pilti näete? Mida minuni pole ettekanne jõudnud veel. No mis sest? Aga sa võid enda pildi siis muidugi ära võtta, et kui levi on kehva, siis äkki aitab natuke teed paremaks. Aga nüüd tuli juba. Ja nüüd on pilt ees ilusti. On ees, jah. Nii. Räägin siis kontrolli üldalustest, kontrolli läbiviimisest, koha peal siis ka pindale hindamisest ja lõpus ka kelle poole pöörduda. Kontrolli põhimõtted on siis sarnased metsameetme kuni 10-aastaste puistute hooldusraiega ja kus elurikkuse hoidmise põhimõtted on kontrollis arvesse võetud juba alates 2013. Koha peal see kontrolliga alustatakse üldjuhul 14 päeva. 14 päeva jooksul peale taotleja teavitamist plaanitava kontrollkäigu läbiviimise ajast taotluses esitatud kontaktandmetele, siis e-posti teel või telefoni teel. Kontrolle viiakse läbi alates taotluse vastuvõtmisest kuni 5 aasta möödumisena toetuse väljamaksmisest. Ja meie kontrollid jagunevad siin eelkontrolliks, kus teostatakse erandjuhul peale taotluste vastuvõtmist ja enne taotluste rahuldamise tegemist toetusüksuse ettepanekul ja toetava tegevusega ei või alustada varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Investeeringu kontrolli paikvaatlust teeme, kui kontroll toimub peale maksetaotluse esitamist ja enne toetuse maksmiseks või maksmisest keeldumist. Teostatakse ka investeeringu kontrolli asemel ka järelkontrolli ja kontrolli ei pea kartma, võib see on lihtsalt üks selle toetuse osa. Kontrolli läbiviimine reeglina on järjekord, et hindame koha peal, kas nõuetele vastab objekt, taotlus, teeme pindale hindamise, seda toimub kontrollakt, kontrolli tulemus, kontrolli aruanne ja kui leiame puudusi, siis saadame ka taotlejale teavituskirja, kus tuuakse välja,
mis puudused olid, vajadusel ka skeemi ja fotod. Reeglina visuaalne vaatlus objektil toimub kas siis drooniga või koha peal objekti läbi käies. Objekti mõõtmise teel kepsuga, GPS-iga toimub siis, kui metsaeraldise piir looduses ei vasta visuaalselt hinnates digitaalsele piirile, olgu see siis eraldis, staatlus, piir või kataster. Kui taotleja viibib ka kohapealse kontrolli juures, soovib osaleda, siis allkirjastatakse eraldi kohapeal kontrollakt ja kus taotleja võib ka lisada oma märkused või tähelepanekud. Ja oluline on ka see, et jah, kõik metsaseaduses ja metsamajandamise eeskirjas olevad nõuded oleksid täidetud. Kasutatakse metsaregistri andmeid ja kohapeal me kontrollime selle taotluse puhul, et kas hooldusraie on tehtud. Valgustusraiet siis, nagu eelnevalt siin sai korra mainitud, võib teha kuni 8 sentimeetrise keskmise rinnasdiameetriga puistudes, kus peapuuliigi valgusolud vajavad reguleerimist. Harvendusraiet siis võib teha kõikides üle 8 sentimeetrise keskmise rinnasdiameetriga puistudes, mille rinnaspindel on suurem kui märgitud metsamajandamise eeskirjas lisa 1. Seal on see tabel olemas. Toetust ei anta sihtkaitsevööndis, Natura 2000 piiranguvööndis ning hoiualal asuvas metsaelupaigas. Väljaspool Natura 2000 piiranguvööndit või hoiualal asuvas metsaelupaigas metsamajandamise keeldu ei ole. Ja Natura 2000 piiranguvööndis, kus metsamajandamine on keelatud kaitsekorra kohaselt, siis tuleb tutvuda vastava ala kaitsekorraga, et üldjuhul on piiranguvööndis metsamajandamine lubatud. Ja kindlasti ka projekteeritavatel aladel, mille kohta on siis algatatud kaitse alla võtmise menetlus. Ja kindlasti ka siin on räägitud mitteabikõlbulik on siis elektripaigaldis kaitsevööndis tehtud tööd. Siin on ka selline visuaalne pilt. Võiks lähtuda sellisest elurikkuse kohapealt, et kus on toodud välja või on avamaastikud näiteks, põllud, heinamaad, sood, suured maantee-äärsed kohad, siis võib jätta eraldisse kuni 10 meetri laiused harvendamata väikse kraadiga metsaservad püsti tuulekindluse tõstmiseks. Siis veel siin on kaardi peal välja toodud ka üks vanem metsameetmetest, võib-olla enamustele tuttav kaardipilt, kus on visuaalselt ära selgitatud, palju võib näiteks 2,5 hektarilise eraldise puhul olla selliseid elurikkuse elemente või sellisel pindalal, et 20% pindalast ehk siis on selle 2,5 hektari puhul 0,5 hektarit
Ja selline elurikkusele kaasaitamine on lubatud alates 2013. aastast ja alates 2022 on ta kohustuslik. Ja kui meie kontrolli koha peal teeme, siis selline 20%-lise pindalaga me võime sellest eraldisest lugeda toetusõiguslikuks, kui seal asuvad vanad puud, surnud puud, hundipuud, allikalised kohad, sulglohud, lopsaka rohtaimestikuga allikaline metsaosa, nagu metsakuklaste pesad, et selle ümber tekitada selliseid mosaikseid gruppe. Kui on okaspuu enamusega, lehtpuu okaspuu enamusega eraldi, siis ka selliseid lehtpuugruppe, seemne seilikpuud muidugi. Lisaks veel järsud nõlvad, alla 4-meetrised laiused teed ja kraavid sihid, neid me välja ei lõika, need lähevad arvesse. Kokkuvõtvalt sellised erinevad elurikkuse taskud, et mida siis võiks oma hooldusraie 2,5, siin on uuem kaardipilt, samamoodi 2,5 hektarit on siin see näitlik ala. Pool hektarit siin sellel konkreetsel näitel võiks olla sellise elurikkuse kujundamisel täiesti toetuskõlbulik. Seda poolt hektarit siit välja ei arvestata. Siin on neid elemente oluliselt rohkem, aga võib olla ainult üks, näiteks mingid hundipuude grupid, võib-olla ongi 2,5 hektaril selline poole hektarile hundipuude grupp ja see on täiesti abikõlbulik ja läheb arvesse. Pindalat me hindame eelkõige eraldusepõhise majandamise korral drooniga, seal ei pruugi GPS-i vaja olla. Drooniga me saame teatise piire kontrollida, lennutades drooni üle, eraldise piire, katastri piire, et siin ei ole väga piiratud see valik meil ei ole. Et me saame väga hea ülevaate nii õhust, et kas need tööd on teostatud või mitte. Kui leiamegi mingi nurga, kus võib-olla tekib kahtlus, siis lähme kohale, möödame ja vastavalt sellele ka teeme enda otsused. Ja õhust võib jääda mulje, et mingid grupid või nurgad on tegemata, siis lähme vaatame koha peal üle ja võibki olla olukord, kus ongi elurikkuse grupp jäetud. Ja täiesti abikõlbulik võib see koht olla, et pole probleemi. Ja kui ongi vajadus meil mõõta, pindala on eraldise sees väiksem, võib-olla mida on taotletud, siis kasutame sellise välise antenniga GPS-i, mille valideerimise tulemusena on see mõõte täpsus metsatingimustes meil seal
68 meetrit ja ilmaparandita on 0,72 meetrit. Et päris täpne. Siin on üks soodusraie pilt meil alt ja ülevalt. Drooniga tehtud. Ja kui nende elurikkuste koha pealt on küsimusi, siis kindlasti metsaühistust küsida konsulentide käest ja meie poole samamoodi saab pöörduda, et siit esitlusest võib need visuaalselt, need kaardipildid täiesti endale kas või eraldi välja printida või salvestada, et visuaalselt jääb alati paremini meelde, kuidas selliseid kohti seal enda metsaeraldistel kujundada. Minu poolt hetkel kõik. Aitäh, Timo. Ja. Kas Timole on küsimusi ka, kui kõik küsimused on chatis vastatud ja otseselt välikontrolli kohta küsimusi ei olegi olnud? Kas keegi soovib küsida? Kui praegu küsimusi ei ole, siis aitäh, Timo. Ja Sirli, kas sa tahtsid midagi öelda? Küsida? Ei tahtnud. Igaks juhuks oled valmis, väga tubli. Et suur tänu kõigile kuulamast ja kui küsimusi nüüd tekib homme, ülehomme või hiljem, siis võite julgelt pöörduda. Aga nagu me siin läbivalt oleme rääkinud ka, et väga mõistlik on pöörduda kohaliku ühistu poole, küsida sealt absoluutselt igasugust abi, nii toetuste taotlemisel kui metsas tehtavate tegevuste osas. Ja võite külastada siis Kikeramets kodulehte, kus saate nii teha metsaühistu osas oma valiku kui ka toetustaotluste osas natukene täpsustavat infot ja selle sama salvestise tõstame ka sinna üles, nii et seda on võimalik meie infopäevaga tagantjärgi vaadata. Suur tänu kõigile ja jõudu jaksu meile metsade hea käekäigu nimel tegutsemast. Kõike head, nägemisi!